Puhkusepäeva esimesed paar tundi olen olnud nüüd siin oma kodukülas ja tegin paar viset koolimaja mõisahoone kõrval oleval väiksel tiigil. Ja ma ei tea, kuidas mul läks, vaatame siis sellest lühilõigust. Suutsin siin vähe aktiveerida mõned ahvenad, aga kaamera ei töötanud siis, kui hakkas tulema. Paar väikest on otsa jäänud, aga suurem läks ära. Loodan, et nad ikka hakkavad edasi võtma. Sellise täiesti mudakarva landiga püüan. Jah, nii kui ma ütlesin enne, et nii kui kuradi kinni paned, kõik on ära murtud. Sabauimed on lõhki ja see tähendab see uimed. Ikka on veel suuri auge ka, aga need lähevad kõik ujuma. See on selline, võiks öelda, et mingil määral heinavaba, et sa paned ta siit läbi ja tinapea on selline lahtine, et see siis siin taga mängib hästi ja kui see ahven tuleb võtab, siis ta suudab selle omale kohe lõuge vahele laksutada. Tuleb jälle. See on vähe suurem vist. Ei ole, väike ikka, aga sööb. Pisike, hästi tigedad. Tume, siin on selline soovärv. Tigedad, terved kalad. Äkki on seal mõni suurem ka. Ainuke viga, mis nendel rakendustel ongi see, et see kuramuse üsna ruttu ta ei püsi enam korralikult selles omal ajal saanud siit ikka suuri ahvenaid, siuksed ligi kiloseid ahvenaid. Väike lootus on, et äkki mõni on ikka jäänud siia. Ma olen isegi nõus selle pontsu siia tagasi laskma oma elu elama, aga lihtsalt tahaks seda mõnusat tunnet, kui ikka selline ligi kilo ahvenapoiss otsa karga. Oho, nüüd ongi vist natuke nüüd ongi suurem. Lähevad suuremaks. See neelas juba langemise pealt. Vaatake, kui ilusad terved kalad. Jõulised. No tere! Kuule, üllatavalt isegi tuleb täna, jah? Aga hea, saate küllida ja... Ikka, jah. Nii, kõigile teile, kellel teil kuskil kodukülas on selline madal ja mudane järv, kus ei saa visata tavalist igilanti ja kus konks ulatub välja seljast, et nendele mina soovitan kasutada alati sellist rakendust. Ma ei tea, kui hästi siit näha on praegu, aga selle paned siis otsa niimoodi. Vaata, kuidapidi see saba peaks siin olema. Siit otsast natuke läbi, ajad selle siia konksu peale, keerad teistpidi, siis vaatad, kus kohast see konks siit pealt läbi tuleb. Vajutad siit kummist läbi ja nii ta ongi. Kala võtab, siis ta ammustab selle kummi ära ja jääb otsa. Selline asi. Tõkse soovitan alati teha nagu lati ots üles poole, et siis ta ei haara põhjas seda sammalt ja heina ka. Ja mitte mida see sööb, näiteks hetkel meenutab siin, on täpselt siuksed, mida see aeg-ajalt on järve põhjades näha, sellised nagu kiilivassed. Sellised nagu oleks suured põrnikad seal veest.
selline. Vahetan ära, siin on üks tunnal on küljest ära tulnud. Kindlasti mõjutab mängu. Aga tundus, et selline on nagu kõige asjalikum siin. Ja sellisest mudaaugust tulevad ka pisike auk ja põmdi.